Roheoskuse definitsioon on inimesed pakkunud erinevaid, aga minu jaoks on see põhimõtteliselt talupoja mõistus, mis siis kasutab uut tehnoloogiat, innovatsiooni. See on lisaks ka väärtused, hoiakud, arusaamad, et ei ole sellist ühtset definitsiooni. Mis on see üks roheoskus, mis transpordisektoris oleks vajalik? Ma ei oska teile seda öelda, sest ei ole ühte, mis lahendaks kõik probleemid. Sest roheoskus tähendabki seda, et võitma peab majandus, keskkond ja inimene, heal juhul nad võidavad kõik koos. Ja inimene peab olema piisavalt heade baasoskustega, et ta oskaks sinna selle uue tehnoloogia, innovatsiooni, uued lahendused peale mõelda ja need ka ellu viia. Üks väljakutse oligi see, et kuidas saaks selles koostöös võimalikult parima tulemuse nii, et kõik võidaksid. Et see oli selline suurim väljakutse. Loomulikult sellised väiksemad, kust leida ressurssi, kust leida aega, kuidas nagu üle Eesti need inimesed kohale tuua, kuidas jõuda ühisele mõistmisele, et mida me siin teeme, mis on see suund, kuhu me tahame minna ja et maha ei kukuks seal tee peal ka see, et me teeme seda kõike tegelikult ettevõtete rohepöörde toetamiseks. Et see oli selline väljakutse. Esimese etapi lõpuni me jõudsime, oma eesmärgid me saime täidetud, ehk et see oli siis ka see võimalus, ehk et see võit, mida me siis ka saavutasime. Aga üks lugu, mis iseloomustab võib-olla seda konsortsiumi tööd, kuna me koosnesime siis erinevate transpordiliikide esindajatest, siis õppereisi Hollandisse viisimegi läbi sellisena, et me kasutasime siis ühistransporti ja kõiki erinevaid transpordiliike. Sõitsime lennukiga, rongiga, metrooga, bussiga, taksoga, laevaga, kõige sellega, mis üldse võimalik oli. See oli väga selline põnev ja väljakutsuv ettevõtmine, tehtud me selle saime ja läksime sealt siis ära teadmisega, et ühistranspordiga liikumine on võimalik, aga sa pead varuma piisavalt aega, sul peab olema piisavalt teadmist ja sa pead olema valmis igasugusteks erinevateks probleemideks, mis sind tee peal tabavad. Aga see on tehtav. Meie konsortsiumi jaoks kõige olulisem saavutus oli see, et siis üle Eesti kogunenud meeskond jõudis ühisele arusaamisele ja jõudis edukalt etapi lõpuni. Me saime sealt kontaktid, me saime sealt teadmise, kes kus täpselt millega tegeleb, kus me näeme edasist koostööd, kuidas me võime erinevatesse sektoritesse kaasata ka veel erinevate transpordiliikide tööandjaid, et see kõik on nagu tegelikult suur pluss ja oleme lootusrikkalt minemas edasi programmi teise etappi.